Palju on märgitud, et Tartu linna sümbol Emajõgi on linnapildis nähtamatu. Uus linnaujula toob nii jõe kui vee ääres puhkamise ja suvitamise uuesti rambivalgusesse. Linn on saanud juurde ühe erilise, selgelt äratuntava paiga. Igav liiv ja tühi väli ei saanud ranna kohta ennegi öelda, kuid nüüd meelitab linnaujula paljusid, lihtsalt jalutajatest ja talisuplejatest kuni turnimishuvilisteni. Selles kohas oli Emajõe rand, üks Tartu mõnedest. Ja rahvas käis siin mitte nii massiliselt nagu nüüd. Ja iseenesest, kui linnas on selline koht, mis on selline üsna loodusliku ilmega, et see tegelikult väga paljudele inimestele meeldis, et sul oli selline võimalus üsna metsikult siin oma asju ajada. Et tegelikult võis igal pool lõket teha, keegi eriti ei kontrollinud. Osades kohtades kasvas hein, osaliselt oli liiv. Et sellise kohaga, kus olid mingid väljakujunenud kvaliteedid, me hakkasimegi tegelema ja me seadsime endale ülesandeks mitte neid väga ära rikkuda, vaid pigem natukene kas siis võimendada ja jätta alles ka natukene määramatust. Selline kõige esmane arutelu, mis meil üldse laua taga istudes oli, et me ei taha luua sellist väga traditsioonilist rannaala, kus on kindlas piirkonnas on võib-olla mingisugune mänguväljak, siis kuskil on rannavõrkpallialad ja siis on mingisugune kindel piirkond, kus sa võid vette minna või ujuma minna. Et kõik need funktsioonid sai jaotatud siis kogu rannaala peale ära. See on üsna väike rannalõik. Siin on tippaegadel väga palju inimesi korraga koos ja me soovisime kuidagi kõik need erinevate osapoolte tegevused siia niimoodi ära paigutada, et nad ikkagi kõik korraga mahuksid ja korraga teeksid ja üksteist võimalikult vähe segaksid. Maastikuarhitektidele oli suur väljakutse täita kõik soovid, kuid jätta ka õhku niisama olemiseks, liiva, muru ja veega mängimiseks. Selles kohas on päris palju erinevaid huvigruppe. Üks on see puhkaja, lihtsalt tartlane, kes tahab siin jalutada või suvel ujuda, aga on ka konkreetselt näiteks talisuplejad. Ja siis ka näiteks eraldi rääkisime puuetega inimeste kojaga, et millised on nende soovid. Et näiteks hästi selline lihtne asi, et mööda laudteed saaks ratastooliga sõita lihtsalt vee äärde, et saaks inimene panna jalad vette. See on selline väga kergesti täidetav soov, aga seda lihtsalt ei teata või et kõndja inimene ei oska sellise asja peale tulla. Linnaujula vormikeeles on palju vihjeid. Omal kohal on väikesed vimkad, uute võimaluste avamine ja esmapilgul varjatud nüansid, mille avastamiseks tuleb tõusta puude latvadest kõrgemale. Kogu selle rannaala kujundamise alus on tegelikult kaks sellist põhivormi, mis on siis tegelikult tulnud siin samas kõrval olevast lodjakojast, ehk selline hästi teravate vormidega lodjakoda, pluss siis pehmete vormidega ring, ehk siis kolmnurgad ja ringid. Ja meil tuli selline alusvormiks siis selline PIN-kujund, mis kaardi peal on siis asukoha märk. Kui näiteks Maa-ameti lennukid lendavad üle, teevad siin meil aerofotosid, et siis inimesed saaksid vaadata kas või kaartide pealt. Et me kasutame seda vormi nii suure ujula juures kui väikevormide juures, alates rattahoidjatest kuni riietuskabiinideni. Kui me neid turnimisvahendid hakkasime mõtlema, siis esimese asjana me teadsime kohe, et me ei taha siia kataloogist laevasid või paate või mingid selliseid nagu teemaobjekte, mis tavaliselt nagu jõgede või randadega või meredega kokku käivad, just kui arvatakse, peaksid kokku käima. Me kuidagi arvasime, et lapsed on tegelikult nutikamad, kui meie arvame, et nad on. See alguse prototüüp minu jaoks või see, kust see mõte on tulnud kogu aeg, et oleks vaja selliseid abstraktseid vorme, on ikkagi see vaibakloppimise puu ehk turnikas, et millel pole otseselt mingit otstarvet ja see surve seal peal midagi teha oli olematu selles mõttes, et mis tähendas, et sa võisid teha ükskõik mida. Ja seda abstraktset mängu on praegu ikkagi nii vähe, et need lapsed on surutud nendesse laevadesse ja mis need kõik on? Need lepatriinud ja et ei saagi ise midagi välja mõelda ja mõnikord on, et isegi tõkestatakse seda, et sa saaksid midagi välja mõelda. Ja siis me kogu aeg olime otsinud sellist võimalust, et sellist vaba mängu tagasi tuua nendesse vahenditesse.
Püüdsime teha neid siis erinevate vanusegruppidele, et need on siis nii selgelt lastele mõeldud ronilaid kui ka siis päris suur kalisteenika nii-öelda kompleks, mis on siis täiskasvanutele sportimiseks mõeldud. Rannaalad kipuvad olema ühetaolised. Liiv ja vesi on tugevad looduslikud kujunduselemendid. Ometi on meeldivad ja kutsuvad ka üllatuslikud lahendused. Sellised, mis loovad põneva ruumi ja aitavad ranna veel mängulisemaks muuta. Maastikuarhitekti vastutus on keskkond enda ümber paremaks teha. Mõnikord on oluline teha vähe ja võimendada seda, mis juba olemas. Eesti maastikuarhitekti portfellis on tegelikult selliseid rannaalasid on hästi vähe. Kui tuleb, siis tuleb selline, ma ei tea, mõni uus kiik kuhugi siia või sinna, eks? Aga kogu sellist rannaala projekteerida või kujundada, et kogu see ettevõtmine on tegelikult üks väljakutse. Mis selle töö juures alati käivitab, on ikkagi see probleemi lahendamine. Et siis peab olema see probleemi lahendamise soov ja see nagu maailma parandamise soov. Et see iga liigutus või iga lahendus, mis sa pakud, peab midagi tegema paremaks ja midagi muutma. Selle ranna kordategemine on andnud linnale juurde ühe sellise koha, kus inimene saab puhata ilma, et ta peaks linnast minema sõitma. Sellise loodusliku asukohaga randasid, jõerandasid ei ole palju linnadest võtta. Tähtis on see, et linnas oleks hästi palju võimalusi jõe peale minna, jõge kasutada. Et olgu see siis vabaujula, linnaujula, olgu see kanal. Et ma arvan, et neil kõigil on omad võlud. Et siin on just seesama, et nad on väikse ala peale on väga palju erinevaid funktsioone läbi mõeldud. Et võib-olla viimasel ajal Tartu ujulates seda nii palju tehtud ei ole, aga ma arvan, et tehakse järjest juurde.